Jussikese 7 sõpra ainetel. Idee ja teostus õpetaja Ingeli Penu. Osades 6. A-klassi õpilased. Ilmselt olete kuulnud lugu Jussikesest, kes tahtis, et alati oleks pühapäev ja läks pühapäevamaad otsima. Meie loos on ka Jussike. Pühapäevad talle ei meeldi, sest see tähendab, et kohe on algamas uus koolinädal, aga ta unistas näha Eestimaad. Jussike teadis umbes, kuhu poole Eestimaa jääb. Ta oli kuulnud, et Eestimaa on seal, kus taevas on kõige sinisem ja mets kõige paksem. Ma lähen läbi selle metsa, küll keegi mind edasi juhatab. Metsa sees tundis Jussike hirmu ja ta kiirendas sammu. Tee ääres märkas Jussike rebast, kes kammis seal hoolega oma kasukat. Tere, armas rebane, kas sa tead, kuhu poole jääb Eestimaa? Ma tunnen seda metsa nagu oma igat käppa. Sellisest maast ma ka kuulnud ei ole. Mine mõtlen seda teed edasi. Seal sügavikus elab hunt, kes oskab sind kindlasti aidata. Jussike järgis rebase juhiseid ja hakkas edasi minema. Ta ei pidanud kaua kõndima, kui nägi vilksamisi halli kasukat. Tere, tore hunt, kas sa tead, kuhu poole jääb Eestimaa? Ei, mina olen kaugemateski metsades ja taludes käinud, aga sellest maast ei tea ma midagi. Mine mööda seda teed metsast välja. Veel ainult suitsupääsutised, nemad lendavad ringi, kindlasti nad teavad. Mis Jussikesel siis üle jäi? Hakkas aga edasi minema. Ei läinud kaua, kui juba nägi ta 3 linnukest taevas tiirutamas. Tere, linnukesed, kas te teate, kuhu poole jääb Eestimaa? Eestimaa on veel pikk maa minna, aga selle käänulaga seal on nimetava maa. Tema oskab sind edasi juhatada. Jussike teadis nüüd, kuhu poole liikuda ja hakkas minema. Täpselt nagu linnukesed ütlesid, tuli käänaku tagant välja väike majake ja selle eest toimetas nimetav. Tere, nimetav, kas sa tead, kuhu poole jääb Eestimaa? Tere, Jussike. Eestimaa on nimelt pikk tee minna. Tule aita mul siin tähestikku värvida, siis juhatasid edasi. Jussike oli kohe nõus. Üheskoos sai 32 tähte ritta seatud ja üle värvitud. Nimetav tänas väga Jussikest abi eest ja saatis ta edasi oma sõbra Omastava juurde. Jussike märkaski juba kaugelt, kuidas keegi põllult tähti krussi keerab ja astus julgelt ligi. Tere, Omastav, kas sa tead, kuhu poole jääb Eestimaa? Tere, mina see olen. Proovin kõik tähed ümaraks seada, nii on neid kergem kirjutada. Mis sa arvad, kas tuleb kampa ei seata su Eestimaa lähemale? Jussike oli meeleldi nõus. Tähed olid talle juba nimetava juures meelde jäänud ja see töö tundus veelgi lõbusam. Omastaval oli Jussikese abi üle hea meel. Ta ütles, et Eestimaa on veel kaugel, aga kui Jussike nii usin on, jõuab ta sinna kiirelt kohale. Jussike sai Omastavalt juhised, kuidas leida üles Osastav ja nii nagu ennegi ei pidanud ta üldse kaua kõndima, kui juba uus majake paistis. Tere, Osastav, kas sa tead, kuhu poole jääb Eestimaa? Tere, Jussike. Linnukesed juba silistasid mulle, et sa tuled. Vaata, vahel on vaja sõnu pooleks teha, et need lausasse ära mahuksid. Kui sa mulle appi tuled, saame kiiremini valmis. Kuna tähed olid Jussikesel juba selged, ei näinud ta probleemi, miks mitte ka Osastavat aidata. Osastav pakkus Jussikesele kosutavat limonaadi ja ütles, et selle suure mäe taga on 3 venda, kes kindlasti Jussikest tema teekonnal edasi aitavad. Mäe taga oli näha suitsu, mis ilmselt tuli kuskilt majast. Lähenedes kuulis Jussike, kuidas 3 poissi korrutasid samu lauseid. Paneme komad lausesse. Komad on lauses. Võtame komad lausest välja. Tere kõigile, kas te teate, kuhu poole jääb Eestimaa? Tere, Jussike, siin liikunud oleme juba palju kuulnud, aga Eestimaa on veel tükk maad minna. Ole hea ja tule aita meil komad lausesse panna, nii saame töö kiiremini tehtud. Jussike oli loomulikult nõus. Eesti keele õppimine oli talle juba nii väga meeldima hakanud, et tegi seda hea meelega. Töö tehtud juhatasid vennad Jussikese edasi eemalt paistva metsatuka taha. Seal pidi olema 3 sõpra, kes oskasid teda edasi juhatada. Jussike tänas neid ja hakkas minema. Seekord oli tee pikem kui eelmistel. Päike oli kõrgel taevas ja õhtu polnud enam kaugel. Metsatuka tagant oli kuulda loomade hääli ja tunda imelisi lõhnu. Jussike nägi 3 sõpra, nagu vennad olid rääkinud. Tere kõigile, kas te teate, kuhu poole jääb Eestimaa? Tere, Jussike, sinu tulemist teavad juba kõik. Me sõbrad, rõõm on sinuga kohtuda.
Eestimaani on veel 5 käände töö. Tule aita meil need vanasõnad kokku panna, siis saame oma töö kiiremini tehtud ja sind edasi juhatada. Sõbrad pakkusid Jussikesele teedeküpsiseid koos, aga pandi kõik vanasõnad paari ja see ei võtnudki üleliia palju aega. Sõbrad olid Jussikesele abi eest väga tänulikud ja juhatasid nad mööda põllu äärt edasi Saava juurde. Jussike kiirendas liikudes sammu. Päike hakkas juba loojuma ja ta ei tahtnud päris pimeda peale jääda. Põllu taga oli suur ja ilus maja. Jussike polnud sellist seal näinudki. Maja ees õpetas üks noormees hundikest, rebast, suitsupääsukesi ja kõiki eelmisi käändeid, kes olid Jussikest metsas edasi aidanud. Tere, Saav, kas sa tead, kuhu poole läheb Eestimaa? Tere, Jussike, rõõm sinuga lõpus kohtuda. Kõik teretasid rõõmustades Jussikest. Tule, Jussike, lähme õppime mõned laulud ja luuletused selgeks, sest homme on emakeelepäev ja meil kõigile meeldib see. Ja meile kõigile meeldib ka see, et sina seda tänase päeva jooksul õppinud. Jussike oli õppimisel suureks abiks. Ta sai isegi mõne luuletuse ja laulu selgeks. Saav ja kõik teised asjaosalised tänasid Jussikest. Saav näitas Jussikesele ette viimase tee enne Eestimaad. Läheme siis Eestimaa läheb sinnapoole, et kui seal kohtume, siis tähistame. Jussikesel oli nägu naerul ja tal oli olnud nii tore päev ja tundis, et aina toredamaks läheb. Saav oli öelnud, et varsti hakkab paistma üks torm, kus on viimased Jussikese uued sõbrad. Ei läinud kaua, kui juba kuuliste palju hääli. Raja, Olev, Ilmaütlev ja Kaasaütlev olid saanud tähtsa ülesande. Tere kõigile, kas te teate, kuhu poole läheb Eestimaa? Tere, Jussike, mul on saanud üks väga tähtis ülesanne. Jah, meil on vaja kirjutada üks ilus pikk kõne. Milleks? Aga homme on ja emakeelepäev, üks tähtis täht on meie kalendrites. Kas sa tuled Jussike appi? Me kuulsime, et sa oled täna palju õppinud ja sa oled kindlasti meile suureks abiks. Jussike, Raja, Olev, Ilmaütlev ja Kaasaütlev kirjutasid kõne emakeelepäeva aktuseks peaaegu terve öö. Küll tehti parandusi, kustutati, kirjutati ja tehti kõike uuesti ja nii mitmeid kordi. Hommikuks oli kõne valmis. Üheskoos mindi Eestimaale pidustustele. Kõik olid kohal, kõik käänded ja palju lapsi. Eestimaa oli õnnelik ja Jussike tuli sellest nii koduselt.